Kui ma ettekande jaoks ettevalmistusi hakkasime tegema, siis alustuseks kuulasin läbi kõik varasemad ettekanded, mis Altexi veebis saada on. Ja et kindlaks teha, et millest juba räägitud ja mis on rääkimata ja milline siis minu panus selle jutu juures võiks olla. Ja enda rõõmuks avastasin, et kõik mulle sellised olulised märksõnad on juba kaetud ja kõigest olulisest on juba räägitud. Aga neid oli tehtud siis erinevas vormis, küll edulugudena ja küll kirjeldustena ja selgituste näol. Aga sellel käsitlusel või sellel esitlusel on puudunud selline nagu praktiline väljund. Ses mõttes, et mina kui turundaja peale seda üritust või neid jutte kuulates, kui ma lähen oma kontori laua taha, peaksin hakkama nüüd tööd tegema ja arvesse võtma kõik seda, mis ma seal seminaril kuulsin ja õppisin, siis tegelikult mul ei ole sellist praktilist käsitlust, ma võtan nüüd mingi asja, hakkan nüüd paremini tegema. Ja oma ettekandes ma proovingi seda e-turundusele lähendada natuke metoodilisemalt, tuua inimesi jalgadega maa peale, et seda e-turunduse haipi veidikene vähendada. Võtan ja lihtsustan seda teemat natuke ja näitan selliste tava- ja turunduse vahenditega, et mis e-turundus on ja kuidas ta sellest nii-öelda tavaturundusest erineb. Teine minupoolne panus võiks olla see, et ma annan kätte mingid teeotsad, võtmesõnad ja sellised viited praktilistele ja metoodilistele tegevustele, mida igaüks oma kodus, oma turundustegevus saab kasutada, arvesse võtta ja nendest lähtuvalt siis omal mingid konkreetsed tegevusi planeerima hakata. Tegelikult meil on relvad juba kogu selle interneti ajaloo meie enda tagataskus olemas olnud. Selleks relvaks on statistika. Lihtsalt seda statistikat tuleb õieti käsitleda ja õieti töödelda. Ja sellest saab tegelikult äärmiselt palju abi, aga sellest millist abi ja kuidas abi, seda siis räägiks juba ettekande ajal.